Tere, olen Indrek Snikker ja räägin täna teile projekteerijatele, ehitajatele nendest uutest lahendustest, jätkusuutlikutest lahendustest, mis me teile pakkuda saame siin Eestis. Lühidalt teemad. Räägime siis massiivpuitkonstruktsioonide lahendustest meie uute toodetega. Siis on just valmimas Isover Façade süsteemi juhend, et kõik, kes on sellele seminarile registreerinud, saavad tagantjärgi siis lingi, et alla laadida see juhend, et see on kohe valmimas. Siis mida uut on Küproki tuuletõkete arendustes ja lõpuks siis räägime ka sertifikaatidest samast teemast, millest juba juttu oli, et väikse võrdluse erinevatest siis piiretest, kuidas siis erinevatest materjalidest piiretel, kui palju see CO2 emissioon siis nagu on, et lihtsalt võrdlused, et vastavalt siis kas on katused, seinad ja mis tüüpi konstruktsioonidega tegu on. Et liimpuit, massiivpuit, olgu ta siis ristkihtud puit või LVL, et mõlemad on väga mõnusad materjalid, puit on taaskasutatav või taaskasutav selles mõttes, et on ta taastuv materjal, et samuti seob ta siis CO2 kasutades, kasvades siis ja kasutades seda ainet nagu ära ja salvestades. Ja miks mitte kasutada rohkem puitu ehitistes kui looduslikku materjali, et anda hoonetele ka teistsugune interjöör ja arhitektuur. Et on ka meil siis uued lahendused välja tulnud. Et need lahendused on väljas ka meie kodulehel juba, et siin on tegu siis sellise tuulutatava fassaadiga, kandev osa siis CLT baasil. Lisatud on soojustuseks ühekihiline soojustustuuletõkke Isover Façade plaat, mida on saadaval erinevates paksustes, alates seal 120, siis 150, 180 kuni siis 205 mm. Töö teostamine on lihtsam ja ära karkassi ehitamine on olemas siis spetsiaalsed kinnitusvahendid vastavalt nüüd siis seina paksusele, kas siis on olemas sellised spetsiaalsed kruvid koos distantspuksidega, Thermofix puksidega või paksemate lahenduste puhul on spetsiaalsed kruvilahendused. Samuti, kui nüüd soovida, et hoone välimus oleks kivimaja moodi, siis saab ka pakkuda krohvilahendust samale süsteemile, lihtsalt on siis peale kandev osa on lisatud täiendav soojustus veel puitkarkassi näol. Siis on jäigastusplaat, Küproki tuuletõkkeplaat ja Isover FS5 või FS5 pluss krohvivill, mille lambda on siis eriti väike 0,031 Wm Kelvini kohta ja viimistluskihina on kasutatud siis Weberi Thermorock süsteemi, paksukihilist krohvisüsteemi. Samuti hoone katuslagi siis külmapööningu korral näiteks, kui katuse konstruktsioon on siis liimpuidust, CLT-st, et kuidas siis soojustada puiste villaga. Samuti on kõik välja arvutatud U-väärtused siis erinevate soojustuse paksuste korral. Lahendus tasakatusele, et sellised lahendused ei pea ainult olema siis eramajade puhul, võivad ka sellised väiksemad büroohooned, 3-4 korrustki, et kogu hoone saab põhimõtteliselt teha ristkiht puidust. Et tegu on sellise massiivse kandva osaga, mis omamoodi siis ka akumuleerib soojust, et konstruktsioon ei ole selline nõnda nimetatud kõigusoojane, et kui temperatuur väljaspool muutub kiiresti, siis sellisel konstruktsioonil on suurem soojusinerts, et lisaks siis ka soojustusele. Ja nagu ennist ka siin juttu oli eelnevate kõnete poolt, et jätkusuutlikkus, et
see tähendab hästi palju aspekte, et üks kõige lihtsam aspekt võib-olla on see, et ongi hoone soojustamine. Et kui me mida rohkem hoonet soojustame, seda vähem vajame me kütet, samuti suvel jahutust, et kui kõik läbi mõeldud. Et tänu sellele me raiskame siis vähem kütteainet, vähem paiskame CO2 keskkonda, aga see ei ole ainult põhiline aspekt. Et jätkusuutlik hoone tähendab ka siis seda, et see hoone on mitte põlev, tuleb püsiv, seal on hea akustika, ei tule liiklusmüra sisse, ei kosta naabrid läbi. Et selle kõik peab arvestama, et jätkusuutlik hoone tähendabki seda, et teda ei pea siis näiteks selliste ehitusvigade tõttu võib-olla iga 3 või 5 aasta tagant renoveerima. Et see ehitusiga võiks olla ikkagi vähemalt 50 aastat. Ja kahtlemata kõik need materjalid oleks siis nagu taas kasutatavad, et nagu ennist ka siin juttu oli, et tuleb arvestada siis kogu tsüklit, et kui teha näiteks mingi hoone, mis on küll väga õhukeste piiretega, aga tekitab peavalu see, kuidas seda võib-olla 50 või 100 aasta pärast siis lammutada, et kuidas neid tooteid taas kasutada või siis utiliseerida või et see on väga oluline teema. Ja sellised lahendused on väga jätkusuutlikud, et mis arvestavad siis kõiki komponente, et seda peab siis tulevikus väga palju arvestama. Samuti on siis vahelagi CLT baasil, et oluline on siin märkida, et siin on siis sammumüra isolatsiooniplaat, et ei kostaks siis ülakorrusel kõndivate inimeste kõndimine allapoole, samuti on laes Ecofoni müra summutav riplaeplaat. Ja kõikidel Eesti lahendustel olemas ka detailid, et nendeni juurde ma kohe siis varsti ka jõuan, et selle kohta see brosüür nagu ongi, et seal on hästi palju teoreetilist juttu ja siis ka joonised kaasas, mis on olemas ka TVG-dena, et teil on võimalik neid kasutada oma töös. Siin slaidil on näha vahesein, et 2 kandvat osa on siis omavahel füüsiliselt eraldatud, nad ei puutu kokku, et ei tekiks helisilda, vahepeal on seal lihtsalt siis heliisolatsiooni mineraalvillamatt 50 mm. Ja antud siis väärtused on ka vastavuses sellega, mis siis Eestis nõutakse, et 55 detsibelli peaks olema vähemalt siis näiteks 2 korteri vahelise seinamüra isolatsiooni indeks. Jõuamegi siis kinnitusvahendite juurde, et kui tegu on sellise juba 205 mm paksu soojustustuuletõkkega, siis ei ole olemas sellist Thermofix distantspuksi, mis seda soojustust ja kogu seda voodrisüsteemi kinni hoiaks, siis teeme koostööd SFS Intekiga kinnitusvahendite osas. Kogu see soojustus ja välisvooder koos roovitisega kinnitatakse kandva osa külge siis spetsiaalsete 2 keermega kruvidega. Et osa kruve kinnitatakse nagu näha horisontaalselt, osa siis diagonaalselt, need töötavad siis ka tõmbele. Et on olemas SFS Intekil spetsiaalne arvutusprogramm, kus saab kõik andmed sisestada ja see programm annabki teile sammud, et kui tihti, mis tüüpi kruvi peab kuskile minema, et selles mõttes on projekteerijatele asi lihtsaks tehtud. Kahtlemata on ka olemas tabelid ja sellised rusikareeglid, mida tasub jälgida, et kus kohast neid kruve kinnitada. Aga seda peaks ikkagi tegema siis insener ehitusprojekti käigus. Siin siis veel tekstina lühidalt kirjas, millest ma juba natuke rääkisin, et erinevad, mis paksused siis sellel tootel on, et 120, 150, 180 ja 205 ja ka siis need kruvitüübid, millega saab seda kinnitada. Ja juhendis on kirjas ka siis
sellised rusikareeglid, et kui kaugelt servast tohib kruvida ja mis tüüpi kruvid on. Siit ka siis näide, et roovitise näiteks alumisest servast peaks olema seal 200 mm ja teise kruvi vahe on ka siis 200 mm. Et kuidas neid kruve kinnitada, et ei tekiks seal puidu kahjustusi, ei tekiks pragusid puitu, et see on puht selline tehnoloogiline. Aga täpselt siis väärtused annab siis see programm, et kui teil on teada, mis koormused teil on, mis tüüpi laudist te kasutate, mis roovitis teil on, kui paks soojustus on. Ja eelnevalt, kui seda fassaadi paigaldada, saab ka need siis panna selle soojustuse kinnitada ajutiselt siis nagu kruvidega eelnevalt, et siis pärast hakata paigaldama seda roovitust koos voodriga. Ja need plaadid on teebitavad, kõik vuugid teebitakse, kaasa arvatud ka siis akende ja uste avada vuugid, et sellega siis saab see konstruktsioon väga tuuletiha, kaasaegne, õhupidav. Et kõik siis ühe kihilise soojustusega, tuuletõkkega. Lihtsalt rusikareeglit tabelis näha, mis tüüpe kruve võiks siis kasutada vastavalt sellele, kui paks on see soojustus. Ja tasub ka alla laadida SFS-i kodulehelt TwinUD prospekt, et seal on siis ka palju kruvide kohta. Sellised näevad need siis kruvid välja kahe keermega, et alumine keere kruvib siis kandvas osasse sisse, kruvi pea all on teine keere, mis on teisipidi, see siis takistab seda, et me ei kruviks nüüd seda roovitist sinna soojustuse sisse, ei muljuks. See soojustus ei ole nüüd nii jäik, et ta nagu võimaldaks, ta on natuke pool pehme, selline pool jäik. Ja need kruvid töötavad siis nii survele kui tõmbele kui lõikele, et sellega võetakse vastu siis nii konstruktsiooni omakaal kui ka siis näiteks tuuletõmme, et kogu see voodrisüsteem istubki nende kruvide peal. Aga see on siis sellisel juhul, kui on tegu 205 mm paksu soojustusega. Kui on õhemad lahendused, siis on olemas ka distantspuksid, et kuni siis paksusele 180. Ja teise punktina näitangi siis lahendusi, mis on selles uues brosüüris, mis kohe ilmub, mida saate alla laadida. Kasutatavad materjalid on siis kas RKL Fassade või OL Fassade soojustus tuuletõkkeplaat, Fassade teip erineva laiusega, kas siis tavavuukides 6 cm laiune, nurkades näiteks ka 9 cm laiune. Ja kui on nüüd paksemad plaadid, siis see nurk jääb justkui paljaks, et selleks on olemas spetsiaalne selline seal-strip kangas, rull on siin näha. Et see siis asetatakse sinna nurka ja teebitakse siis tavalise fassaade teibiga omakorda veel siis kinni selle fassaade katte külge. Samuti saab selle seal-strip rulliga, selle lindiga saab siis teha parandusi, kui juhtumisi ehituse käigus on kuskilt see katte lahti rebenenud tuulega näiteks. Et see tingimus on ka, et kui seda plaati paigaldada, et siis ikkagi tuleb ta nagu kohe teipida, et ei tohiks jätta niimoodi nädalateks või kuudeks tuuli silma kätte, siis võib juhtuda, et kuskilt tuul hakkab selle katte taha nagu. Et see tuleks nagu kohe ära teha, aga katte ise põhimõtteliselt omab siis garantiid UV-kiirguse vastu 6 kuud, et selle jooksul võiks selle fassaadi kinni panna. Reaalselt võiks seda kohe teha, aga mõnikord tihtipeale juhtub nii, et just siis nagu tempo raugeb, et ehitusel, kui tuuletõkke saab paigaldatud. Ja samuti on näha ka need siis distantspuksid, et kuni paksuseni 180. Ja mõned joonised siis sellest uuest brosüürist, et seal on nüüd palju joonised, aga ma tõin eelkõige välja just need joonised, mis baseeruvad siis CLT lahendusele, et samuti võib selliseid lahendusi teha tavakarkassiga või ka kandvaks osaks võib olla siis ka betoonplokk või betoon,
aga kuna puit on taastuv jätkusuutlik materjal, siis täna nagu rõhun sellistele lahendustele. Tegu on siis sellise madal vundamendiga, pinnasel põrand, detailioonis siis sellisest soklisõlmest. Siin on näha ka nüüd siis distantspukk sellise punktiirjoonega seal. Et siin on soojustus paksusega 150 millimeetrit. Samalaadne lahendus, aga lihtsalt on siis alt tuulutatav põrand, ei ole mitte põrand pinnasel. Et siis tuulutus tagatakse selliste tuulutusavadega sokli sees. Ja tuulutatavate põrandatega on alati see teema, et see tuulutusvahe peab olema piisav, et seal vähemalt pool meetrit ja rohkem. Et kui see tuulutusvahe jääb mingil põhjusel hästi väikseks, siis lihtsalt see õhk seal ei liigu ja võivad tekkida probleemid. Et kui seda sellist ruumi ei ole, siis tasub ikkagi teha põrand pinnasel, et muidu see lahendus ei ole jätkusuutlik. Et peaks olema ikkagi hästi tuulduv see põrandalune sealt. Et siin on kasutatud ka siis esimese korruse põranda alumiseks soojustuseks samuti seda OL-fassaade soojustusplaati, mis on siis tüüblitega sinna kinnitatud. Omamoodi lahendus on lihtsalt siis avatud tuulutatud põrand. See on tänapäeval väga moes, tänapäeval tehakse väga palju selliseid pisikesi maju, et paljud majatehased toodavad selliseid maju, mille pole isegi vaja ehitusluba. Tihtipeale need pannakse siis selliste postide otsa, nagu postfundamentide otsa, et siin ongi näha siis lahendus samuti, et see hoone lihtsalt on postide otsas ja oluline on siin see, et see soojustus alt oleks kaetud metallvõrguga, siis näriliste ja putukate vastu. Et see on siis selline eeltingimus. Ja kahtlemata putukavõrk ja näriliste võrk peaks olema ka nii tuulutusvahes kui ka räästas, et närilised suudavad ronida mööda seina samuti üles, et kõik sellised ventileeritavad konstruktsioonid peaksid olema kaitstud siis näriliste või putukavõrguga, seda nagunii kogu aeg, Samuti detailioonis vahelaest CLT baasil, et nagu ennist rääkisin, on seal siis sammumüüra isolatsiooniplaat oluline, et ei kostuks heli alakorrusele. Tihtipeale puitkonstruktsioonid on sellised nagisevad või kui puittalad, kui astud sinna peale, et kui on nüüd see ujuv põrand teisel korrusel, siis tunduvalt vähendab seda probleemi ja antud lahenduse puhul on ka siis olemas nii õhumüra isolatsiooni indeks kui ka siis taandatud löögimüra indeks, et samuti, mis siis vastavad standardile. Lahendus külma pööninguga katusele, kus on pööning külm ja kasutatakse puiste villa soojustuseks. Näha on tuule suunaja, mis suunab selle tuulutusõhu räästast üles katuseharjale, et ei puhu siis sinna soojustuse sisse. Et kogu siis kompleks sellist tüüpi hoone jaoks sõlmed on selles brosüüris olemas ja samuti saadaval ka DVG-na. Ja see lahendus on lihtsalt katuslagi, kus on nüüd siis nagu kaldu katus, näiteks teine korrus ja siis sarikate vahe on soojustatud. Et selline sõlm. Ja väga olulised sõlmed on akna ja uste avade sõlmed, et kus kohas see aken või siis uks asub selles piirdes, kui sügaval ja samuti kõik teipimised, et kui muidu võib olla see piire väga õhupidav, aurupidav, siis kui jätta avade juures see tihendamata, siis kui avasid nagu palju, siis tundub see kõik eelnev töö nagu mõttetu. Et lihtsalt siis sealt kaudu puhub tuul sisse või samuti siis, kui aurutõkke ei pea, siis niiskus läheb konstruktsiooni sisse, et mis ei ole konstruktsioonile hea. Et kõik need üleminekud vuugid saab siis teipida meie süsteemi teipidega, Isover fassaade teibiga, Isover Vario Bond teibiga. Vario Bond teibil on selline omapärane omadus, et kui on vaja näiteks teipida kuskilt
aurutõket ka näiteks kareda kivi või betooni peale, siis on ka võimalik. Tavalise teipidega see ei ole võimalik. Ja Isover Vario Bond teip on ka krohvitav. Et see ongi tavaliselt näiteks, kui olete esimene korrus on kivikonstruktsioon, teine on puitkonstruktsioon, kuidas tagada nende kahe erineva konstruktsiooni tüübi õhutihedus huugis. Et saabki teipida siis näiteks vibaploki külge ja teise poole siis aurutõkke külge ja siis see vuuk kahe erineva konstruktsiooni vahel on siis aurutihe või siis tuuletõkke puhul õhutihe. Siin slaidil on näha liitumised, siis CLT-elementide nurgaliitumine ja siis jätkuliitumine. Et see on siis see koht, kus saab kasutada seda sealstrip linti välisnurgas, et pakksoojustuse üks serv on siis nagu sellest kattest paljas, et katame selle sealstrip lindiga, teibime ta mõlema poolt kinni ja see nurk saab õhutihe. Samuti siis see sirge jätk. Et saab nii aurutõkke kui ka siis selle fassaadi soojustuse teipides saab tagada selle õhutiheduse, et ei oleks mingisuguseid õhulekkeid ega niiskuse lekkeid. Mida uut on Kübrokil? Et suund on see, et järjest vähem orgaanilisi komponente oleks. Et selleks on nagu kaks põhjust, et igasugune niiskus, kui konstruktsiooni satub niiskus, siis kui on materjal, mis ei sisalda orgaanilisi komponente, siis ta kahtlemata on jätkusuutlikum, kestvam, ei teki probleeme. Isegi kui need probleemid tekivad valest konstruktsiooni loogikast, et ehitusfüüsikast ei võiks nii ehitada, aga kui on selline materjal, kus puuduvad orgaanilised komponendid, siis on võimalik nagu vigade parandusi teha, et siis ka need ehitusvead ei põhjusta suuri probleeme. Et selles mõttes liiguvad tuuletõkke tooted selles suunas, et orgaanilisi komponente oleks järjest vähem. Et GTS9 tuuletõkkeplaat on veel siis kartonkattega, mis on siis impregneeritud, et ta peaks vastu niiskusele. Et tuletundlikkusklass on A2S1T0. Sellest edasiarendus on juba Küprok GTX9. See on siis fiiberkattega tuuletõkkeplaat. Siin orgaanilised komponendid puuduvad. Siin on endiselt veel siis tuletundlikkus on A2S1T0. Ja järgmine tase on Glassrock X9, et kus on siis spetsiaalne kate peal, et tuletundlikkus on A1. Et siin see kartonkattega on mingi trükiviga, et seda ei tohiks seal olla. Et see on täiesti orgaanikavaba tuuletõkkeplaat. Ja selline tabel ka siis, kus on kõik need sama 3 erinevat tuuletõkkeplaati, kus on näha ka tehnilised andmed, tuletundlikkused, palju on lõike tugevus, kas ta on karkassi jäigastav, palju on siis garanteeritud ilmastiku ja UV kindlus konstruktsioonis ilma siis, kui seda fassaadi oleks veel peale pandud. Ja selline tabel. Ja teibid, et on olemas siis teip, mida kasutatakse kartonkattega tuuletõkkeplaatide jaoks ja teibid, mida siis, kus seda katet enam peal ei ole, et on siis kas on GTS tihendusteip või siis Küprok X tihendusteip. Ja nagu ikka kõik sellised tihendus- ja teipimistööd tuleb teha reeglina plusskraadi juures, et kui on seal väga kõvad miinused, siis tuleks ümber hoone teha selline telk ja puhuriga sooja hoida, et reeglina need võiks jääda ikkagi sinna kuskile niimoodi aprillist kuni oktoobrini. Aga kui kangesti vaja on, et siis kahtlemata saab seda tööd teha.
et seal kuni -10 saab seda paigaldada, eeldades, et eelnevalt on see pind jäävaba, et ärmatist ei ole. Et aga tasub ikkagi rohkem soojemal ajal planeerida seda tööd. Ja alati on siis ka teipimine altpoolt üles, sellepärast et siis allapoole võimalik kas mingi niiskus ei läheks teibi vuugi vahele, et ta voolaks siis ülevalt alla ära. Et seda peab ka järgima. Ja lähebki nii, et tavavuukides on siis 5 sentimeetrine teip ja nurkades siis 100 millimeetrine, nii nagu ka siis mineraalvilla plaatide vuukides, et nurgateibid on siis natuke laiemad. Ja olemas on kõik sertifikaadid, mis Skandinaavias vaja läheb, et see puudutab eelkõige meie majatehased, kelle enamus tooteid läheb Skandinaaviasse, et kõik Sintefi sertifikaadid, mis on Norras vajalikud, samuti Soomes VTT sertifikaadid on olemas, et ei teki probleeme nende toodete turustamisega Skandinaavia maades. Ja tänane teema jätkusuutlikkus, et nagu ennist siis rääkisin, et jätkusuutlikkus on väga lai teema, seal on palju aspekte, ja kuidas siis saab materjali kasutades sellest nagu aru või milliseid materjale valida. Et siis nagu ennist ka juttu oli, siis meie materjalidel on olemas, kõikidel materjalidel on olemas EPD ehk siis keskkonnasertifikaadid, et mida on võimalik ka alla laadida meie kodulehelt. Et siin on punase kastiga ümber ära tähistatud, kus seda saab leida ja seal on nimekiri, et saab siis alla laadida vastavalt toote nimele, et EPD sertifikaadid. Ja nüüd see, et mingil materjalil on olemas EPD sertifikaat, see iseenesest ei tee nüüd materjali siis nagu jätkusuutlikuks või keskkonnasõbralikuks, et selleks peaks süübima sellesse sertifikaati, aga see ei ole sugugi nii lihtne, et see ei ole nii kerge, et selleks on lisaabivahendeid, ja tegurid on need, et mitte ainult see, et millest see materjal tehtud on, vaid nagu enne siin juttu oli, et kui kaugelt seda tuuakse, et kui see tehas asuks kuskil hästi kaugel, siis me paiskame pelgalt juba selle transpordiga hästi palju CO2 õhku. Ja oluline siin ongi see, et tarnetehased oleks võimalikult lähedal objektile, et tooraine ise oleks väga keskkonnasõbralik, jätkusuutlik ja samuti igasugused sideained, mis sinna sisse pannakse. Ja läbi peab mõtlema ka siis selle olelusringi lõpu, ehk mis siis saab, kui hoone eluiga saab läbi, et kuidas seda siis utiliseerida või taaskasutada. Et see kõik on seal sertifikaadis siis olemas, et see on siis Isoveri toodete kohta, samuti on ka siis Küproki lehel, vastavalt siis Küproki toodete kohta. Ja oli siin ka eelneva kõneleja poolt juttu sellisest OneClick LCA võrdlusarvutustest, mis on Soomes tehtud. Et lühidalt siis sellest ka, et selle sama protokolli saab meie kodulehel samuti alla laadida. Et see on kolmanda osapoole poolt siis tehtud, et me ei ole seda ise nagu reklaami mõttes teinud. Et saab siis võrrelda erinevaid konstruktsioonitüüpe erinevate isolatsioonimaterjalidega, et milline jalajälg siis nagu tekib sellest. Et see on väga, väga põhjalik protokoll, et see ongi võib-olla selline lihtsam variant asja süübida, kui hakata iga toote seda EPD sertifikaati seal piidlema. Et näiteks kui on siis näiteks puistkonstruktsiooniga katus, betoonkonstruktsiooniga katus, puitkonstruktsiooniga välissein, betoonkonstruktsiooniga välissein ja erinevad siis isolatsioonimaterjalid, et siin rohelisega on Isover klaasvill, punasega on kivivill, halliga on tselluvill, sinisega on pirr- ja kivivilla kombinatsioon. Et siin on näha siis arvud kilogrammi CO2
ruutmeetri kohta 50 aasta jooksul. Et võttessegi arvesse kõik nagu siis, et toormaterjalid, tootmine, et mis baasil see tootmine on, kas elekter tuleb hüdroelektrijaamast, tuumajaamast või on ta põlevkivi baasil, transport, samuti tema utiliseerimiskulud, et siin on kõik siis arvesse võetud. Siin on siis vastavalt, et puitkonstruktsioonide katus, betoonkonstruktsioonis katus ja samuti siis välisseinad vastavalt puitkonstruktsioonist ja betoonkonstruktsioonist. Kui eraldi võtta nüüd puitkonstruktsioonid, et ja siin on siis ära näidatud ka need osad, et kui palju põhjustab tootmine, kui palju transport, kui palju renoveerimine ja siis olelusringi lõpp. Jällegi vastavalt, kas on siis klaasvillaga, kiivillaga, tselluvillaga või pirrisolatsiooniga või pirr pluss näiteks kiivill. Siis on näha, palju 50 aasta jooksul, mitu kilogrammi CO2 siis eraldub ruutmeetri kohta, et jällegi sellised huvitavad võrdlused, mida tasub võib-olla siis tulevikuhooneid projekteerides ja ehitades arvesse võtta. Ja sama võrdlus, kui on tegu siis betoonkonstruktsioonidega, et on samad isolatsioonimaterjalid, et kui palju CO2 eraldub. Ja jah, põhjalikult siis selle raportiga saab meie kodulehel tutvuda, et saab alla laadida selle protokolli. Ja kuidas saavutada väiksem CO jalajälg siis, et nagu ka eelnev kõneleja rääkis, et siis väga palju kasutatakse taaskasutatud materjali, et 70% on siis taaskasutatud klaas, hüvingetehases isegi 82%, et mingil ajal saab siis klaasiliim maailmas otsa, et on mõistlik siis taaskasutada ära klaasiutiili. Samuti Forssa-tehas kasutab biogaasi näiteks oma ahjude juures, mitte elektrit. Et kõik see mõjutabki seda jalajälge ja samuti need Soome tehased asuvad nüüd Eestile konkreetselt suhteliselt lähedal, et seal niimoodi 160–180 kilomeetri raadiuses. Oma aspekt on ka pakendamisel, et kui me saame transpordipakendi kokku pressida hästi palju, siis me raiskame vähem ruumi, et me saame lihtsamini transportida seda ühest kohast teise, et materjalid, mis ei ole kokku surutavad, siis nende transpordiga me kahtlemata siis kulutame rohkem energiat, rohkem autotransporti või mis iganes muud transporti, millega me selle materjali kohale toome. Ja see olekski lühidalt kõik. Et ma loodan, et kõik saavad selle brosüüri koos joonistega, et oma meili peale, et saate alla laadida, ja kui on küsimusi, et tänan tähelepanu eest. Kas on saalist küsimusi? No ma küsin, et kas, küsimus niipidi, kas täna müüdav vill on samaväärne, mis oli näiteks 2 aastat tagasi või see villapakk, et siis tänase teema mõistes, et kas tal on väiksem süsiniku jalajälg või kuidas sellega siis päriselt on? Et ega inimesed ostavad villapaki kile sees, ega nad tegelikult sellest aru ei saa, aga mis päriselt on? Päriselt on nii, et viimati olid suured muutused, olidki paar aastat tagasi, kus kui kõik teavad, et Isauri vill on kollast värvi, nüüd on hall, on uus kollane, et enamus tooted on meil halli värvi,
sideaine muutus keskkonnasõbralikumaks, tänu sellele juba jalajälg väiksem ja needsamad arvutused tehakse siis iga 3 aasta tagant, et kõik see on nagu muutumises, arengus, et see, mis 2-3 aasta tagune asi on, siis see on juba teine, mis praegu on, et see pigev arendustöö käib, et oleks järjest jätkusuutlikumad konstruktsioonid.